energeetiline meik, ma arvan, läheb kuhugi jumestuse ja esoteerika valdkonna vahepeale. Ma kasutan kõiki oma oskusi, nagu traditsioonilisi professionaalseid oskusi jumestajana. Lisaks ma julgen väita, et sellel on mingisugune lisamõõde. See toimub vaikuses. Inimene, kellele tehakse energeetilist meiki, keskendub sellele, mida ta sel hetkel oma ellu kõige rohkem tahab, mingi valdkond, mida ta tahab parandada. See kestab umbes sama kaua kui nii-öelda tavalise õhtumeigi, pruudimeigi, fotomeigi tegemine ehk siis umbes pool tundi. Ja pärast seda on soovitav minna välja, teha fotosid. Kui keegi tunneb, et kõige paremini looduses, minna loodusesse, see väljaminek võib olla sümboolne, midagi teha, midagi, mis meeldib, kinnistab selle positiivse mõju ning tulemusi võib oodata umbes 3 kuu jooksul, võib ka juhtuda varem. Selle võib lasta teha vahetult enam olulisele tööintervjuule minemist, mingit olulist presentatsiooni, konverentsil esinemist. Üldiselt on tagasiside olnud äärmiselt positiivne. Inimesed on saanud selle töö, mida nad on soovinud. Mõnikord isegi mitte selle töö, või nad seda pole saanud, aga neile on tehtud otse pakkumine, mis sobib neile veel paremini. Enam otsustavad teiti, on see väga hea. Jumestustooteid on kohutavalt palju. Väga paljud firmad lubavad erinevaid asju, tavaliselt ainult kõike head. Ainus asi, mida ma soovitan tõesti usaldada, on oma sisetunne. Ma soovitan mitte jääda kinni dekoratiivkosmeetikasse, mis on öko, väidetavalt. Kui ma mingites asjades usaldan öko ja apteegi kosmeetikat, siis see on hoolduskosmeetika. On poed, kus lihtsalt on väga meeldivad müüjad, kus on asjatundlikud, kes ütlevad sulle ausalt. Kui ma teen kellelegi teisele jumestust, siis mul on isegi nagu meigikohvris tavaliselt 2 tüüpi kreemi. Et võite panna endale kreemi peale, kes arvab, et on kuiv nahk, siis see kreem. Kui te panete kreemi peale, et kui on väljas -7, -10 veel rohkem, siis pool tundi ärge välja minge või ajastage see niimoodi. Sest kui kreem on nagu õhem, siis seal on vett. Ja mis see teeb vesi, eks ole, naha peal, ta külmub ära lihtsalt, jäätub. See on väga halb. See on väga-väga halb. Üks vähe tähelepanu pööratud asi on meik ja anatoomia, plastiline anatoomia. Teate, mis asi on plastiline anatoomia? See on see, et mis on inimesel naha all. Lihased, luud. Et see on nagu põhjus, ma ei tea, kas te olete tähele pannud, et miks need, vaata, kontuurimine on hästi populaarne praegu. Et miks kontuurimine tihti tuleb inimestel suhteliselt kole välja. See on see, et nad tegelikult ei tea, mida nad teevad, et nad vaatavad seda YouTube'i videot ja nad ei saa aru sellest, et seda nagu õieti ja korrektselt teha, sa pead teadma, kus on mingi luu, mingid lihased, mida sa tegelikult tahad nagu rõhutada ja mida sa tahad nagu mitte rõhutada. Kui sa meiki kannad näole, jumestuskreemi, meigi põhja, sõrmedega või švammiga või pintsliga, millega iganes. Aga kui need liigutused on nagu samas suunas kui lihaskihud, siis meik püsib paremini peal. See on kontuurimine, mida ta teeb, nagu te näete. Aga no tulemus on see. Appi. No ma ütlengi appi. You'll remember you belong to me. Nations rise, empires fall. We have seen each other through it all. See on siuke hoiatama näide, ütleme. Ja minu eriti halvasti minu meelest kui fotol, kui on nägu pruun ja läikiv. Kõige fundamentaalsem asi põhimõtteliselt
on see, et kas üldse nagu sobivad külmad või soojad toonid, eks ole. See on hästi fundamentaalne küsimus, et millest kõik algab. Et kaasa arvatud jumestuskreemi valimine.